Nüüd tuleb ajakirjanike esindaja ja Väinole esimene küsimus, mille sa küll oled ise sõnastanud, siit võib järgmise slaidi ette panna. Vabandust, tegime korraga seda. Enda arust ma üldse slaide ei teinudki, aga... Ei, me panime, see oli sinu sõnastatud pealkirjana. Ja sissejuhatuseks, et meil on olnud üks debatt sellel teemal, et kas ajakirjaniku või ajakirjandust kui sellist on üldse võimalik või vajalik Eesti seadusandlusesse kirja panna. Et kes on ajakirjanik? Tänasel, kes täpselt juriidiliste tekstide kursis ei ole, siis tänasel hetkel Eestis ei ole ajakirjaniku elukutset defineeritud ja meil on seadusandluses kirjas ajakirjandusliku informatsiooni töötlev isik. Ja miks see on oluline? Võib-olla üks nendest vastus tuleb siit ka Väino sinu ettekandest, aga teine pool on ka jälle seadusega seotud, ehk Euroopa meediavabaduse määrus haarab enda alla siis väga suure meediauniversumi, millesse selle definitsiooni järgi kuuluvad ka isikud, kes sotsiaalmeedia platvormidele laevad üles sisu, tehes seda majanduslikel eesmärkidel ehk elukutsena. Aga nüüd, kas ajakirjanik üldse ongi vaja? Aitäh! Tere, palju õnne teile kõigile, tahtsin kõigepealt soovida. Ja tahtsin palju õnne soovida ka kõigile ajakirjanikele, sest palju õnne peab meil olema. Olukorras, kus ajakirjanikele ja ajakirjandusele lisandub järjest uusi õigusi, järjest uusi privileege, järjest uut vastutust. Aga see, kes on ajakirjanik ja mis on ajakirjandus ja kelle asi või õigus on selle üle otsustada, ei ole sugugi selge. Ja kui ma peaksin oma 25 minutit ühe lausega kokku võtma, siis see lause kõlaks lihtsalt, asjad on palju keerulisemad. Kui ma peaksin saama selle teise lause veel, siis ma lisaksin, et ajakirjanduse määratlemine on oluline, kuid see võib vabaduste lisamise ajal asemel hoopis ajakirjandusvabadust piirata. Ja kõigepealt pean ma alustama lahti ütlemisest. Ma ei ole jurist. Mul pole juriidilist haridust, ainukene sissejuhatav loeng Tartu Ülikoolist, Indrek Koolmeister sissejuhatus õigusteadusesse vist oli. Ma ei ole ei Eesti Juristide Liidu, ei Eesti Advokatuuri ega ka Eesti Kohtunike Liidu liige. Ma ei ole teadlane. Te võite kontrollida, etises ei pruugi minu kohta olla mingit märki. Jah, mul on kõrgharidus ajakirjanduse alal. Jah, ma mõnikord õpetan tudengeid. Jah, ma olen aidanud mõnikord mõnda asja uurida, aga ma ei ole teadlane. Kas ma olen ajakirjanik? Olen olnud kindlasti. Olen kirjutanud uudiseid ja olen kirjutanud reportaaže, teinud intervjuusid, olen toimetanud lõputult tekste. Olen juhtinud ajalehte. Olen kirjutanud arvamuslugusid. Teen siiamaani iga nädal saadet ühes raadios. Aga mul pole töölepingut ühegi toimetusega. Ma pole ka ühegi ajakirjanike kutseühingu liige, nagu jätta kõrvale see, et ma igapäevatööna juhin meediaettevõtete ühendust. Aga minu kolleegid samasugustest ettevõtetes Euroopas on pigem juristid, politoloogid, suhtekorraldajad. Ja veel olen ma Eesti Akadeemilise ajakirjanduse seltsi juhatuse liige, kuid see ei tee minust ei teadlast ega ajakirjanikku. Ma ei kuluta oma pingutustest siin elus kaugeltki poolt aega avalikkusele uudiseid ja kommentaare vahendades. Ja seda tehes ei teeni ma sugugi vähemalt poolt oma sissetulekust ajakirjandusliku tegevusega. Ma pole andnud ajakirjanduse kutseeksamit, kui nüüd välja jätta see, et mul on ajakirjandusalane haridus, aga see haridus pärineb aastast 1993. Ma ei ole pärast seda andnud ühtegi eksamit ja mul pole ühtegi kehtivat litsentsi ajakirjandusliku tegevusega tegelemiseks. Järelikult olen ma kõige õigem inimene arutlema selle üle, mis on ajakirjandus, kes on ajakirjanik ja kas see, kui me seame sellele kutsealale mingid piirid ja teda selgelt ja ühemõtteliselt defineerime, muudab meie töö paremaks, meie ühiskonna paremaks ja annab meile vabaduse ja rahu. Ja nagu ma ütlesin, see vaidlus ei ole sugugi uus, selle üle on arutatud kord ja kõikides riikides ja paljudes riikides ja see teema on taas kerkinud. Nagu Andres ütles, see sai seda puhku uuesti tuld Euroopa meediavabaduse määrusest, mis kõige muu toreda seas siis määratleb ka ajakirjaniku õigust oma allikaid, täiendavalt määratleb ajakirjaniku õigust oma allikaid kaitsta ja mitte üksnes kaitsta, vaid laiendab seda õigust ka ajakirjaniku kodule, ajakirjaniku pereliikmetele. Väga tore. Põrgutee ongi tavaliselt sillutatud heade kavatsustega.
Ma mäletan, et 15 aastat tagasi, suhteliselt täpselt 15 aastat tagasi ilmusid Eesti suuremad ajalehed kõik ühel päeval tühja esiküljega. See oli kaunis märtsikuu päev ja protestiks toonase justiitsministri, minu praeguse saatekaaslase teise viinavabriku vanamehe Rein Langi plaani vastu sätestada ajakirjanduse õigus oma allikaid kaitsta seadusega. Seni oli see allikakaitse õigus rippunud õhus ja olnud kirjas vaid ringhäälingu seaduse ühes väikeses sättes. Miks siis ajakirjanikud ja ajakirjandusväljaanded nii häälekalt Reinu plaani vastu protestisid? Protestisid sellepärast, et seadus mitte üksnes ei sätestanud, et ajakirjanikud võivad oma allikaid kaitsta, vaid pani selgelt mustvalgelt ja vastu vaidlemist mitte sallival moel kirja ka need juhud, millal ajakirjanik allikat kaitsta ei saa ja kaitsta ei tohi. Kui ma tulen sealt tagasi meediavabaduse määruse juurde, siis võib küsida, mis halb on selles, et üks üle-euroopane määrus kinnitab veel kord ajakirjanike õigust allikaid kaitsta ning rõhutab sealjuures, et see kaitse peab laienema ka ajakirjanike kodudele ja ajakirjanike pereliikmetele. Probleem on ju olemas. Seda teevad siinsedki õigusringkonnad. Kaitstud ei ole ei advokaadi ega pihisa saati siis ajakirjaniku saladused. Jah, ajakirjanik ise võib vaikida nagu haud. Tal on see õigus. Kui tema arvuti, tema telefon, tema kirjutuslava sahtlite sisu ei ole teps mitte kaitstud. Kaitsetud on ka toimetused. Seadus ei keela toimetuse keskjaama ega serverit kokku pakkida ja asitõendina minema viia. Tean juriste, kes õigusseisundi ebamäärasuse tõttu paljusid asju kirja ei panegi. Arvutisse ei talleta. Tean ka selliseid ajakirjanikke. Ja nüüd pakutakse meile see õigus toreda kingitusena. Rõhutan, et allikakaitse on üks ajakirjandusvabaduse põhitingimusi. Ilma selle kaitseta ei astu allikad esile. Ei anna ajakirjanikele informatsiooni avaliku huvi pakkuvates küsimustes ja ilma selle informatsioonita ei saa ajakirjandus täita oma valvekoera ülesannet. Ja siin ilmnebki selle vabaduse esimene paradoks. Selleks, et nautida uudismeediale, või siis meediale või meediateenusele, sest me räägime sellest defineerimisest Euroopa meediavabaduse määruse tähe all, et nautida seda kaitset tuleb olla kindel, et see kaitse sinule ka laieneb. Ma ei hakka minema detaili kõrvalistes küsimustes või teemavälistes küsimustes, et mis on kodu, kus on kodu ja kas saun või suvila või rendi eesmärgil ostetud teine korter on see kodukoht. Me ei hakka Eesti kärgperede kuuldes arutama ka seda, et kes on pereliige. Aga küsimusest, et mis on ajakirjandus ja kes on ajakirjanik, me mööda ei saa. Ühtepidi on ajakirjandusväljaande ajakirjaniku mõiste selge lahtikirjutamine oluline ja vajalik. Teisipidi selline lahtikirjutamine võib vabaduse lisamise asemel hoopis ajakirjanduse õigusi ja vabadusi piirata. Me teame, et ajakirjanduse usaldusväärsus, ajakirjanduse autoriteet tuginevad mitmel olulisel põhimõttel. Te olete kõik koolis seda õppinud. Sõltumatus, faktipõhisus, objektiivsus, läbipaistvus, tasakaal, eetikareeglid. Üldjuhul eeldatakse, et ajakirjandus toimib ühiskonna hüvanguks ja vahendab selgetest reeglitest ja käitumisjuhistest tulenevalt avalikkusele informatsiooni, mida kodanikud vajavad selleks, et valimispäeval seal valimiskasti juures õiged teadlikud otsused ära teha. Ja avalikkus hindab ajakirjanduse kui terviku ja üksiku ajakirjandusväljaande kvaliteeti just nendest eelnimetatud kriteeriumitest lähtudes. Ja ta peaks teadma ja ta peaks saama hinnata ka seda, kas konkreetse loo autor toimib samade põhimõtete järgi. Sest et üksiku ajakirjanduse tegevus peegeldub nii ajakirjandusväljaandes kui ka ajakirjanduses tervikuna ja võib mõjutada seda, kuidas seda väljaannet tajutakse ja kuidas tajutakse tervikuna ajakirjandust. Nii et kui ajakirjanduse nimetus peaks ju andma signaali, et selle tiitlikaitsja järgib kõrgeid professionaalseid standardeid ning vastutasuks peaks see tiitel tooma siis teatavad õigused või õigustuse tegutsemiseks. Mis need on siis? See annab privileegi pääseda ligi võimukandjatele. See annab õiguse nõuda neid võimukandjatelt vastuseid avalikkuse huvidele viidates. See annab õiguse kaitsta konfidentsiaalseid allikaid. See annab õiguse töödelda isikuandmeid. See annab meile teinekord ligipääsu sinna, kuhu tavakodanikke ei lubata, ja see annab õiguse nõuda tundlikku informatsiooni, mis pole igaühele kättesaadav, näiteks ligipääsu kohtumaterjalidele. Need on toredad, need on vajalikud õigused.
Aga maailm ei ole ju mustvalge. Ajakirjandus on olnud muutumises ja ta on olnud muutumises kogu aeg. Kunagi oli meil ainult trükiajakirjandus. Sellele lisandus raadio ja televisioon. Ja olgem ausad, on olnud ka aegu, kus ajakirjanikud selle sõna tõsises mõttes töötasid ajalehes ja ajakirjas. Teletöötajaid peeti vaid meelelahutajateks. Ja ka interneti tulek on seda elukutset ja selle defineerimist väga märgatavalt muutnud. Interneti tulek on demokratiseerinud nii ligipääsu infole kui ka ligipääsu auditooriumile, selle lugejale, vaatajale, kuulajale. Ja see tähendab, et enam ei saa ajalikku määratleda üksnes kui kedagi, kes kogub teavet ja levitab seda avalikkusele, sest et võime ja võimalus jagada teavet miljonite inimestega on antud kõigile, kel on internetiühendus. Igaühel teist siin on nutitelefon. Kas nutitelefoni omamine teeb teid automaatselt ajakirjanikuks? Ja sama skaala teisest otsast teine küsimus, kas riikliku tunnustuse puudumine teeb meist automaatselt mitte ajakirjaniku? Ma olen pidanud päris mitu korda vaidlema, nii oma saatekaaslasega kui ka muudes ringkondades vaidlema sellel teema, kas Jamal Khashoggi, mäletate see Saudi ajakirjanik, kes dissident, Washington Posti kolumnist, ta oli ka Al Arabi telekanali, uudistekanali peatoimetaja. Tema, kes ta 2. oktoobril 2018 meelitati, ta vist sisenes Istanbulis Saudi Araabia konsulaati ja sealt enam kunagi ei väljunud. Ta seal mõrvati, tema surnukeha tükeldati, lahustati appes. Ja tekib küsimus, kas Jamal Khashoggi oli ajakirjanik, kirjasaatja, poliitik, dissident, oportunist. Ajakiri Time andis Khashoggile aasta inimese tiitli tema tööst ajakirjanikuna. Olen kuulnud arutelusid sellestki, et kas Risto Groosev, uuriva ajakirjanduse üksuse Bellingcat, kõige kuulsamate lugude autor, muidu meediaomanik ja juht, kas ta ikka on ajakirjanik või ta on kirjasaatja, aktivist või sootuks luuraja. Seda viimast narratiivi levitasid meelsasti need amatöörlikud Bulgaaria tegelased, kes plaanisid tema pea jääkirvega lõhki lüüa või mõnel keskväljakul õhku lasta. Olen pidanud mitu korda arutlema ka seda, et kas Moskva raadiojaama Eho Moskvõ ajakirjanikud lakkasid pärast jaama sulgemist olemast ajakirjanikud. Sest et nende saated samas formaadis sarnasel kujul jõudsid sotsiaalmeedia vahendusel veel suurema auditooriumini kui eetri vahendusel. Kas nendest said üleöö blogijad, kellel on omad mängureeglid? Ja ma luban, et ma väga palju blogijate mängureeglitest täna ei kavatse kõnelda. Ma olen kuulnud küsimusi, et kas me peaksime andma ajakirjaniku kaitse ja privileegid ka mallukale Brigitte Susanne Hundile. Küsija lähtus ilmselt eeldusest, et sotsiaalmeedia staaride sisu kvaliteet jääb kvaliteedi ajakirjandusele alla. Olen pidanud arutlema selle üle, kas Venemaa narratiive ja maailma käsitlust levitav Russia Today on ajakirjandus ja kas selle töötajad on ajakirjanikud. Minu arvates ei ole. Või kas saab ajakirjanikuks pidada Venemaa riikliku telekanali töötajat ja ajakirjanduseks Venemaa riikliku telekanalit. Ja olen pidanud arutlema ka selle üle, et kas uudisteagentuur, kes keeldub Mehhiko lahte nimetamast ühe presidendi soovi järgi kuidagi teisiti ja jääb seetõttu ilma olulisest ligipääsust võimule ja informatsioonile, on oma kangekaelsuse või kindlameelsuse tõttu rohkem või vähem ajakirjandus ja tema töötajad rohkem või vähem ajakirjanikud. Kes peaks selle piiri tõmbama, millistest kriteeriumitest lähtudes? Väga pikk sissejuhatus. Kes siis on ajakirjanik? Ajakirjanikul ei ole selget definitsiooni. Olen otsinud erinevatest allikatest, pole leidnud. Üldiselt peetakse ajakirjaniku all silmas inimest, kes töötleb ja vahendab avalikkusele informatsiooni aset leidnud ja aset leidvate päevakajaliste või uudisväärtuslike sündmuste, teemade ja nähtuste ja isikute kohta, kommenteerib neid, teeb seda kasutades ajakirjanduslikele žanridele omaseid võtteid, näiteks uudise kirjutamise võtteid, ning lähtub ajakirjanduslikust eesmärgist ja ajakirjanduse üldtunnustatud põhimõtetest. Me rääkisime nendest objektiivsus, sõltumatus, ajakirjanduseetika. See mõiste võib hõlmata tervet hulka ajakirjanduse valdkonnas tegutsevaid ameteid. Me teame kõik reporter, toimetaja, fotograaf, videograaf, saatejuht. Ka infograafik, kui see mitte lihtsalt ei vii ellu teiste inimeste mõtet, vaid ise loovalt mõtleb, kuidas informatsiooni visuaalselt esitada. Andmeajakirjanik.
Eestis ajakirjanikuna tegutsemine üldiselt ei eelda ei erialast haridust ja selleks ei ole vaja taotleda litsentsi või tegevusluba. Selleks ei ole vaja sooritada erialaeksamit. Mujal, isegi mõnes Euroopa Liidu riigis võivad nõuded olla sootuks teistsugused. Portugalis näiteks loetakse ajakirjanikuks iga isikut, kes oma peamise, püsiva ja tasustatava ametina täidab toimetuse ülesanded, mis seisnevad faktide, uudiste või arvamuste uurimises, kogumises, valimises ja käsitlemises tekstide, kujutiste või helide kaudu, mis on mõeldud avaldamiseks teavitamise eesmärgil ajakirjandusväljaande, uudiste agentuuri, raadio, televisiooni või mis tahes muu elektroonilise levitamisvahendi kaudu. Ma kaua teid ei piina juriidikaga, ma luban. Aga lisaks sellele, et lisaks neile, kes siis töötavad väga selgelt ja teenivad oma igapäevase leibu ajakirjandus, on teine kategooria. Kodanikke, kes sõltumata sellest, kas nad sellelt kutsealal tegelikult tegutsevad või mitte, aga on ajakirjandusliku tegevusega tegelenud oma põhialalise ja tasustatava töökohana 10 järjestikuse aasta jooksul või 15 aastat katkestatud, loetakse Portugalis samuti ajakirjanikeks. Ja neil on ka reeglid selle kohta, et ajakirjaniku elukutse algab kohustusliku praktikaga, mis peab olema edukalt läbitud ja mis kestab 12 kuud, kui isikul on bakalaureuse kraad meedia valdkonnas või kvalifikatsioon samaväärselt kursusel, või siis 18 kuud mingitel muudel juhtudel. Ja eeldatakse, et ajakirjaniku kutsealal tegutsemiseks on vaja omada vastavat kutselitsentsi. Mõnikord harva mõtlen ma, kui hea, et ma ei ela Portugalis. Sest et ma leian, et ajakirjaniku staatust ei määratle mitte töökoht konkreetses meediaorganisatsioonis, sest ajakirjanikuna saab tegutseda ka vabakutseliselt. Seda staatust ei määratle ka tema loomingu avaldamiseks kasutatav kanal. Ja et asi oleks veel segasem, siis lisan juurde sellegi, et miski ei ole lihtne, püsiv ega igavene. Astrid Kannel võib ühe ainsa Aktuaalse kaamera saate jooksul olla nii ajakirjanik kui mitte ajakirjanik. Ajakirjanikuna intervjueerib ta otse-eetris äsja ametisse astunud regionaal- ja põllumajandusministrit ning diktorina loeb ette toimetaja kirjutatud uudisi, mis räägib teise ministri diplomitööst Moskva riiklikus ülikoolis. Mõistan, et minu juristidest sõbrad tõstavad selle näite peale silmad taeva poole. Õnneks meie ei ole ainukesed. Näiteks Austraalia seadustest võib leida 17 erinevat ajakirjaniku definitsiooni. Neidki püütakse mitmel moel süstematiseerida, erinevate seaduste puhul 6 suuremat klassifikatsiooni on välja mõeldud. Näiteks on võimalik ajakirjaniku määratleda töökoha alusel. Ajakirjaniku inimene, kes töötab uudismeedia väljaandes. Vaadatakse täpsemalt sedagi, kuidas seda töötamist siis täpselt määratleda. Et nad vaadatakse, kas märkimisväärne osa inimese ajast kulub uudisinformatsiooni kogumisele ja kommenteerimisele. Vaadatakse seda, kui regulaarselt tema kogutud infot või arvamusi avaldatakse. Ja vaadatakse seda, kas tema tegevus allub ajakirjanduse või meedia üldtunnustatud professionaalsetele standarditele ja käitumisreeglitele. Teinekord määratletakse ajakirjanikku selle järgi, kuidas ta tööprotsess välja näeb. Et ta kogub uut või uudisväärset informatsiooni avaliku huvi pakkuval teemadel ja töötleb seda uudiseks või kommentaariks, arvamuseks, analüüsiks. Ja mõlemal juhul eeldatakse, et see informatsioon on mõeldud uudisväljaandes avaldamiseks. Ajakirjanikke määratletakse selle järgi, mis on ajakirjaniku töö tulemus. Tulemus on uudismaterjalid või uudissündmusi kommenteerivad või analüüsivad materjalid. Määratletakse tegevuse järgi. Ajakirjanik on isik, kes tegutseb uudismaterjali kogudes, pildistades, toimetades või talletades. Või hoopis meediaorganisatsiooni põhjal ajakirjanik on isik, kes kogub uudismaterjale, toimetab, salvestab või töötab uudissisu, mille eest talle tasub organisatsioon, mis järgib selle riigi eetikakoodeksit ja tööpõhimõtteid või mõni teine sarnastel põhimõtetel töötav organisatsioon. Ja ma ei tahaks lisaks sellele, et ma ei tahaks mõnikord olla Portugalis, ei tahaks mulle Austraalias kohtunik, kes meediavaidlusi lahendama peaks. Veel on püütud ajakirjanikku määratleda selle alusel, kas teda teised peavad ajakirjanikuks, mõeldes nende teiste alt avalikkust, kas avalikkus tunnustab seda inimest ajakirjanikuna. Või ka selle järgi, kas ta teeb kaastööd väljaandele, mida avalikkus või auditoorium peab ajakirjanduseks. Täpselt samamoodi jälle, et keegi otsustab seda. Ja siis on tegelikult jõutud ka selleni, et tegelikult saab ajakirjaniku määratleda ka selle, kas inimene ise peab ennast ajakirjanikuks.
Selle lihtsam kontseptsioon on see, et kui ma kirjutan lugejakirja või ma helistan raadiosoovisaatesse, siis ma tavaliselt ei eelda, et mind käsitletakse ajakirjanikuga. Aga see, kuidas meie tunneme, kuidas me oma tööd mõtestamine, on minu arvates väga oluline selle asja juures. Ja kui ma ise peaksin vastama küsimusele, mis eristab ajakirjaniku mitteajakirjanikust, võib-olla ka mõnest teisest sarnases valdkonnas töötavast inimesest, näiteks blogies, siis ma peaksin esmajoones tsiteerima George Orwelli. Teate seda tuntud lauset. Ta olla kunagi öelnud, et ajakirjandus on see, kui sa avaldad asju, mille avalikuks tegemist ei soovita. Kõik ülejäänu on suhtekorraldus. Päris hästi see tegelikult definitsiooniks üldse ei sobi. Ajakirjandus ilmub kogu aeg materjale, mille järele on terav nõudlus. Klassikaline uudis. Kui midagi on juhtunud, tahavad ju inimesed selle kohta teada. Ja ka seltskonna uudised on samasugused. Inimesed loevad neid hea meelega jõudehetkel. Kõige avaramalt seda ajakirjaniku tegevust piiritledes ütlen mina, et ajakirjanduse peaeesmärk on otsida tõde. Selle tõe all ei peeta silmas mitte absoluutset tõde kui filosoofilist mõistet, vaid pigem võimalikult faktipõhise, kontrollitud, usaldusväärse informatsiooni hankimist, mõtestamist ja edastamist avalikkusele. Selline tõeotsing eeldab faktide kontrollimist, tasakaalu ja objektiivsust, töömeetodite ja allikate läbipaistvust, ajakirjaniku sõltumatust ja ka muude professionaalsete põhimõtete järgimist. Ja suur osa nendest põhimõtetest ongi kirjas Eesti ajakirjanduse eetikakoodeksist. Ajakirjanikud, suunamudjad, suhtekorraldajad ja blogijad võivad sageli kasutada sarnaseid töömeetodeid ja lähtuda sarnastest professionaalsetest põhimõtetest. Nad võivad oma loomingut levitada sarnastel kanalitel. Sõnumi edastamiseks kasutatav kanal, ajaleht, telekanal, sotsiaalmeedia platvorm, blogiplatvorm iseenesest ei määrata sõnumit ajakirjanduse või mitte ajakirjandusena. Ja see ei määratle ka selle sõnumi autorit või saatjat ajakirjaniku või mitte ajakirjanikuna. Sest kui ma riputan oma Postimehes ilmunud arvamusloo üles blogisse või Facebooki ning teksti sealjuures ei muuda, siis see tekst ei muutu automaatselt ajakirjandusest mitte ajakirjanduseks. Ka siis, kui teksti või teose autor koostab saate ja avaldab selle mitte ETV-s, vaid YouTube'is oma enda kanalil, ei muutu see automaatselt mitte ajakirjanduseks. Ja ma arvan, et peamiseks eristajaks ongi see tegutsemise eesmärk ja loodud sisu iseloom. UNESCO definitsioon on see, et UNESCO defineerib ajakirjanduse kindlas eetilises raamistuses toimuvat verifitseeritud informatsiooni jagamist avalikkuse huvides. Ja see tähendab, et ajakirjaniku ei ole õige defineerida tema töökoha järgi, sest see jätaks ajakirjanduses kaitsest ilma vabakutselised. Ei ole õige defineerida sissetuleku päritolu järgi, sest tõde otsivad ja uuriva ajakirjandusega tegelevad ka inimesed, kes sellest üldse palka ei saa või peavad leppima kehva honorariga. Ajakirjandust viljelevad kirjasaatjad ja praktikandid. Ajakirjandust ei ole õige defineerida ka hariduse järgi, sest paljudel andekatel ajakirjanikel pole sugugi ajakirjandusharidust. Sageli ka mitte töömeetodite järgi, sest nii uudist kui pressiteadet kirjutatakse väga sarnaste reeglite põhjal. Ja kommunikatsioonijuhid on minu loengus ikka väga hoolega konspekteerinud, kuidas uudist kirjutada, sest nad teavad, et samadel põhimõtetel on võimalik pressiteatest uudist imiteerida. Ajakirjanikku ei ole mõistlik enam defineerida ka toimetuse või meediaorganisatsiooni kaudu, kuigi me oleme ka ise seda mõelnud ja proovinud teha, sest internet ja tehnoloogiline arend on andnud võimaluse ka ühel mehel olla toimetus. Õigus sõnavabadusele tegelikult tähendab vaba juurdepääsu ajakirjaniku ametile. Ja just see võimaldab ajakirjandusele aidata kaasa demokraatia säilimisele ja arendamisele. Ja see tähendab, et riik ei tohiks seada ajakirjaniku tunnustamise või litsenseerimise nõuet. Seda põhimõtet on juba aastakümneid rõhutanud ka Euroopa Nõukogu, et ajakirjandust ei tohiks litsenseerida isegi konflikti või pinge olukorrades. Ajakirjaniku määratleb kõige rohkem tema töö eesmärk, tema loodud sisu iseloom. Ja me olemegi tagasi alguse juures. Et kui ma hakkasin koguma informatsiooni selleks, et selgitada või otsida tõde ja teha see avalikkusele kättesaadavaks, sest see on avalikkusele oluline, siis ma pean saama ennast ise defineerida ajakirjanikuna. Ja mul on jäänud 2 minutit ja ma olen jõudnud oma saates nii armsaks saanud rubriigini, millest ma täna ei jõudnud üldse rääkida. Ei jõudnud rääkida sellest, et mis tahes ajakirjanduse või ajakirjaniku litsenseerimise või registreerimise nõue võib olla kantud üllast soovist
sikud lammastest eraldada. Kuid mis tahes püüet ajakirjandust administratiivsete vahenditega reguleerida on võimalik kuritarvitada. Ja kui on võimalik, siis ka kuritarvitatakse. Võim vahetub, tühistab litsentsi ja vaigistab nii ajakirjaniku kui ajakirjanduse, mõelge selle peale. Me ei jõudnud rääkida ka sellest, et Euroopa Liidu määrused kohustavad suuri platvorme ajakirjandussisu eeliskohtlema ning keelavad platvormidel selle sisu levikut takistada. Idee on üllas. Väljaanded ise peaksid deklareerima, et nad on ajakirjandus, kuid on nüanss. Platvormid, kes peavad nüüd ajakirjandussisu ära tundma, võivad ajakirjanduse äratundmiseks võtta lisaks tarvitusel ka muid meetodeid, alates ajakirjanduse ISO standardina reklaamitatest rahvusvahelistest ajakirjanduse usaldusalgatustest, sellistest nagu Journalist Trust Initiative, mida piirideta reporterid teevad, aga analoogseid mehhanisme on veel. Ja lõpetades platvormide enda sisemiste hea ajakirjanduse nimekirjadega. Ja nii ongi tegelikkuses loodud mehhanism, mis annab võimaluse jagada ajakirjandus paremaks ja halvemaks ajakirjanduseks. Ja see võimaldab jagajatel väljaandeid ja ajakirjanikke diskrimineerida. Ja ma ei ole jõudnud rääkida ka sellest, et ajal, mil YouTube'i kanali vaatamistest 92% läheb sisu loojatele ja ainult 6% läheb ajakirjandusväljaannetele, pole me saavutanud märkimisväärset läbimurret üldtunnustatud, eetiliste ja läbipaistvate tegutsemispõhimõtete kokkuleppimisel ja jõustamisel sisuloojate ja mõjuisikute maailmas. Ja jutt ei käi ainult varjatud reklaamsõnumitest ja sellest, et ka see valdkond peaks ennast allutama reklaamiseadusele. Jutt käib sellestki, et me ei tea, kes ja kelle raha toel seisab nende mõjuisikute taga, sest need tehingud ja need platvormid jäävad meie haarde ulatusest väljapoole. Ja rääkida ei jõudnud sellestki, millistele tingimustele peaks vastama tehisaru, et me võiksime teda nimetada ajakirjanikuks. Aga minu peamine sõnum on see, et me ajakirjandust reguleerides, ajakirjandust surnuks ei reguleeri ja et talle vabadusi pakkudes me teda selle armastusega ära ei kägistaks. Nii et tänan kuulamast. Väga hea, ma ei kavatse küll ka Väinot kägistama hakata. Ma mõtlesin, et järgnevad küsimused. Küsimused järgnevad ka, aga ma kuidagi hellaks oled muutunud, kallis sõber. Lohutuseks võin öelda, et keegi Eestis ei hakka ajakirjanikku defineerima ja kehtima jääb see, mis täna seaduses kirjas on, et me kaitseme ajakirjanduslikku informatsiooni käsitlevat isikut. Aga küsimuste võimalus on sellegi poolest auditooriumil olemas. Üks julge on. Nii, ma katsun selle mikrofoni kuidagi ikkagi sinna panna, et teised ka kuuleksid su küsimust, kui saab siit edasi anda. Kui saaksid visata ma võin, aga ma ei ole kindel, kas sa püüad. Aitäh, selline küsimus. Selline kategooria nagu avalikkuse huvi. Kas ja kuidas on muutunud või muutub ja kas sisuliselt infosõjas, kas see kategooria jälle muutub või mitte? See on hea küsimus. Kui sul ei ole head vastust, siis sa saad alati öelda, et see on hea küsimus. Ma arvan, et põhialused ei muutu. See sõltub, et kas me teeme need definitsioonid kuidagi teaduslikus või peenemaks. Mina olen alati defineerinud avalikkuse huvi selle väga lihtsalt. Ma arvan, et inimesed, kes on minuga sõlminud töölepingut, kui ma olen pidanud avaliku huvi selgitama eetikakoodeksit seletades, siis ma olen öelnud, et maailm peab paremaks saama sellest, et inimesed saavad midagi teada. Et kui seda defineerida nii laialt, siis ma ütlen, et see avalik huvi ei ole muutunud. Kui ma nüüd lähen detailsemaks ja lisan sinna juurde lisatingimusi, siis sellisel juhul võin küll öelda, et koos ühiskonna arenguga ka tegelikult see avalikkuse huvi muutub. Ja minu arvates, see on nüüd minu selge, kuna ma ei ole ka teadlane ja ma ei ole ka jurist, et minu arvates on pigem nagu see, et me võiksime liikuda avatuse poole, nii avaliku huvi käsitledes kui ka ajakirjaniku rolli käsitledes. Infosõja tingimustes ma veel kord ütlen, et ei tea, mis teeb meile rohkem kahju, kas see, et me
et meile langevad osaks inforünnakud või see, et me tegelikult kägistame ära need institutsioonid või need väärtused, mis on meile tegelikult olulised ja meid nagu loovad väärtused või nagu ühiskonda loovad väärtused. Kas on veel küsimusi? See taga on... Minu kõige lihtsam vastus on see, et andku Brigitte Susanne Hunt meile andeks, et ta on nagu näitena siia sellesse vastusesse nagu sisse kootud, et kui Brigitte Susanne Hunt räägib suhetest, omaenda suhetest või kui Brigitte Susanne Hunt jagab ilu soovitusi, millist küünelakki ja millist näopuna kasutada, sellisel juhul ma arvan, et ta tegutseb blogijana või et ta tegutseb mitte ajakirjaniku, ehk tema eesmärk ei ole sellisel hetkel selgitada tõde. Aga see ei saa välistada seda, et Brigitte Susanne Hunt ei saaks tegutseda ajakirjanikuna. Kui ta läheb keset kõiki neid suhtedraamasid, eks ju, ja kosmeetikanõuandeid, kui ta seab endale ajakirjandusliku eesmärgi. Sellisel ei, no selles mõttes, et ja ma arvan, et me olemegi sellises olukorras, kus me ei ole enam üheselt määratlevad 24/7 tundi. Ehk, et nagu ma ütlesin, ma ei tea, kas ma saan ennast määratleda ajakirjanikuna, sest et ma ei tööta üheski ajakirjandusväljaandes ja ma päris kindlasti ei teeni vähemalt poolt oma sissetulekust ajakirjandusliku tegevusega. Et see, et mis on juhtunud tegelikult Valges Majas, ma just siin lõunavaheajal sellel teemal paari sõnaga rääkisin, et ühtepidi see samm, et Valgele Majale on saanud ligipääsu ka nagu mitteformaalsem ajakirjandus või mitteformaalsemad kanalid, on sammuna üldiselt õiges suunas. Ja selle sammul on nüüd teine pool, et kas see ligipääs toimub neile kui ajakirjandusliku eesmärgi täitjatele või see ligipääs toimub neile kui valitsusele võib-olla sobiva meelsusega kanalitele. Et selles ei ole nagu ajakirjanduse defineerimise küsimus, sest mulle tundub, et probleem praegu hetkel on selles, et kui me jätame selle ajakirjanduse defineerimise Valge Maja või mis tahes valitsuse või mis tahes riigi või mis tahes formatsiooni otsustada, siis tavaliselt see formatsioon võtabki ja defineerib ajakirjanikuna ainult talle sobivaid, ainult talle meelepäraseid, tema poliitikat toetavaid institutsioone, ajakirjanikke, inimesi, üksikisikuid. Et sellepärast see ülalt alla defineerimine minu arvates ongi ohtlik ja praegusel hetkel see ligipääsu küsimus ongi küsimus sellest, et kas ajakirjaniku defineerib Valge Maja või ajakirjaniku defineerib ajakirjanik. Siin olen sunnitud selle diskussiooni küll hetkeks katkestama, et pärast järgmist esinejat, keda kindlasti me kohe hakkame kuulama, saame jätkata, aga ma tooksin siia ühe paralleeli siiski juurde, et see, mida me ühiskonnas peame jälgima, on ikkagi see, kes kõige rohkem kahju tekitab, et kui suur vabadus kellegile mingist kahju tekitab. Et võtame näiteks liiklusseaduse. Mingil hetkel oli väga selge, et hobustega kaarikuga linna tulemuseks ei olnud luba vaja. Mingil hetkel oli vaja liiklust reguleerida, et oleks autojuhtide load, et tagada liiklejate ohutus. Ja mingil hetkel me oleme autoteedele lasknud 4-rattalised liikuvad vahendid, mis sõidavad nagu auto, mille sees istub juht, aga autojuhi lube vaja ei ole. Ja mingil hetkel me oleme kõnniteed ja nüüd siis ka maanteed täis pannud tõukse. Nüüd küsimus on, et kes selle eest vastutab. Kus me ühiskonnana tahame, kas me usume, et 4-rattalist asja juhtiv kodanik on selline, kes meile kahju ei tee, ja tal ei olegi lube vaja, siis lähme edasi, milleks meil üldse autojuhiload vajad on. Ja ma toon paralleeli juurde veel ajakirjaniku kui hingeravitseja juurde või siis sellise, ma ei taha nüüd šamaani rolli juurde võrreldes meditsiiniga, et meil on litsenseeritud nii-öelda ametlikult doktorid olemas ja on olemas tohutult palju muid ravitsejaid. Nii et mingitel hetkedel oleks hea teada, kes on usaldusväärne. Aga Väino jutust ma saan aru, et usaldusväärsuse defineerib ajakirjanik ise, nii et mina ravitsejana kutsun teid minu raviseansile siiski pärast seda, kui ma olen kingituse üle andnud. Aitäh. Jääme sõpradeks.